kuskile minek, jah. Panen oma väikse kutikesega siia. Ega siin mina olen operaator. Naine peab kõik kohvrid auto peale tõstnud. Kus siis täna jõuda võiks? Astarisse? No Varsava. Võiks küll jõuda, jah. Enne vaatasin, et umbes 10 tundi sõitu see on vaar. No nii, 10 tundi sõitu, kell on praegu 9:30. Siis kella 3 kohal. Nii kiired vist ära. Välismaal esimene piir ületatud. Teed muutusid ilusaks. Tere tulemast poole. Ja kiirtee. Väga märk. Seisab nagu õuus. Järgmisel päeval külastasime juba tuttavat Varssavi rahvusstaadionit ja seekord esines meile Pink. No nii, kontsertil käidud, väga vinge kogemus ja aega on Varssavist edasi põrutada kuhugi Saksamaale, nii et peatuse kohtumiseni. Nii, kiirtee. No kuidas siis päev algas? Guten Morgen. Sehr gut. Alles klar. Veel mõni sõda. Achtung, Achtung, Achtung. Kuigi ka Saksamaal oli nii mõnigi teeremont, kiirusepiirang ja ummik, siis enamasti saime nautida mõnusad kiirteed, millel sõitmine oli puhas nauding. Samal ajal kui meie Koiduga autoga sõitsime, hakkasid kodust tulema ka Anu ja Urmas, kes peaksid õhtuks Memmingeni lennujaama jõudma.
Guten Morgen, tere hommikust! Täna on siis nüüd terve reisiseltskond koos ja võtame kohe suuna kiirtee peale ja vaatame, mis meile siis täna tee peale jääb. Tšüss! Tahtsin meil näidata, kui ägeda koha peal meie tänane lõppimiskoht on, et põhimõtteliselt hommikusööki saab kohe siit naabrite juurest küsida. Kuna võtsime suuna Austria poole, siis iga kilomeetriga läks maastik aina mägisemaks. Esimese pikema peatuse tegime Mozarti sünnilinnas Salzburgis, kus külastasime meie jaoks väga erilist paika – Habakuke kohvikut. Järgmiseks tegime lähemalt tutvust Austria Alpidega. Tõusime umbes 2100 meetri kõrgusele, et matkata, imetleda ilusaid vaateid ja teha väike piknik. Pärast mägedest allatulekut peatusime veel korraks Hallstatti linnas, et teha mälestuseks mõned fotod sealse ilusa järve kaldal. No nii, oleme jõudnud otsapidi Sloveeniasse. Pärast väsitavat mägedes matkamist kihutasime õhtul Sloveenia suunas ja ööbisime Ljubljanas. Nüüd aga oleme juba siin suht Horvaatia piiri ääres. Edasi siis Rijeka suunas, et kuskil tunni aja pärast peaks olema Aadria mere ääres. Vot nii. Ole veel nüüd maha jõudnud lammutada. välja ei tule. Minge koju, mina jään siin. Mul pole kodus vannis ka nii soe olnud.
Teeme väikse tuuri ka siin Rijeka korteris, vaatame, mis meil siin on. Isikust paremale jääb kohe üks magamistuba. Teise poole, noh, WC, duširuum muidugi. Väike kööginurk. Selline elutoa moodi koht. Ja siis veel üks magamistuba. No nii, kuna meie ööbimiskoha juures otseselt parkimiskohti pole ette nähtud, siis parkimine on tänava peal, kes ees see mees printsiibil. Nüüd lähme vaatame, otsime üles, kus meie auto on ja lähme kuskile järgmisse randa. No näed, alles. Täna külastame randa sellises linnas nagu Opaatia ja siin rannas pidi olema ka sinilipp, nii et peaks olema kõik väga puhas ja ilus, nii et lähme vaatame oma silmaga üle. Noh, esimesed kommentaarid. Vesi on väga soe. Mul meeldib siin rannas rohkem kui Eestis. Et läheb kohe sügavalt? Ma ei tea, see üldine midagi. Olustik. Pärast videot monteerin selle, et me oleme ka võistlusel. Õigel ajal jõudsime rannas ära käia. Tagant ähvardavad väga suured äikesepilved, nii et läks hästi. Igatahes tormine õhtu ja öö on üle elatud ja täna tuleb vist uus torm, aga meie külastame sellist linna nagu Pula, mis on Rijekast umbes 1,5 tunni sõidu kaugusel. Vaatasime radaripildi pealt, et seal ei tohiks vihma tulla või kui tuleb, siis väga vähe. Nii et minimeerime oma vihmavõimalusi ja vaatame natukene ümbruskonnas ringi. See on tõesti täis pakitud. Kuna pilved pressisid peale, siis tulime rannast ära, aga ei pidanud kaugele sõitmagi, kui juba avaneb meil siin uhke Arena di Pula. Viimasel rannapäeval külastasime taas kord meie senist lemmikut randa Opaatias. Lisaks ujumisele ja päevitamisele rentisime ka vesijalgratta
et nautida ilusaid vaateid ka mere poolt. Näed sa delfiin ujub? Ja ongi meie rannapuhkus selleks korraks läbi. Oli mõnusad 4 päeva, aga nüüd on aeg Rijeka ja Horvaatiaga süvasti ette ning õhtuks peaksime jõudma juba Viini. Ja vahepeal lähme käime ka ühest kohast välja. No nii, olemegi jälle vana tuttava koha peal, hotell Habakukes. Küll aga seekord on selline lugu, et vaatasime juba 1,5 nädalat tagasi, terve juuli lõpuni kõik toad on juba ära broneeritud. Nii et meile jäi ainult pildistamise rõõm. Aga mis seal ikka, tore niisama ka vaadata. Käisime piilusime ikkagi korra sisse ka. Selgus, et siin toimub mingisugune Euroopa noorte olümpiafestival ja seetõttu on kogu hotell 3 nädalaks ära broneeritud. Vot nii, nii et tore oli näha ja meil on nüüd aeg siis edasi sõita Viini poole. Olemegi jõudnud Viini, nüüd siis edasi liigume jalgsi ja lähme metroo peale. Nüüd oleme sellises kohas nagu Stadtpark. Park on täis ilusaid monumente ja lähme vaatame, otsime mõne kuulsa kuju üles ja siis vaatame edasi. Päriselt kell ongi 18:38. No, kas sa mäletad ka, millega tegu on? Tegu oli Sant Stefani kirikuga. Aga õige. Katedraaliga. Jah. Järgmisel päeval võtsime suuna jälle Varssavi poole, et seal enne koju jõudmist veel üks linnaekskursioon teha. Koidu. Kiiremini palun.
jõulupäev. 12 tundi. Umbes 12 tundi, siis peaks kodus olema. Võtame siin Varssaviga hüvasti ja lähme kodu poole ära.